mina olen Elisabeth. Ma olen medõde hariduselt, töötan haiglas. Ma olen 2 lapse ema, mis siis ongi nagu üheks põhjuseks, miks ma olen siin täna. Selles mõttes, et 2 lapse imetamine on üks hästi tore asi iseenesest, aga see, mis ta su kehaga teeb, on nagu hästi nukker tegelikult, et võtsin kaalust alla 37 kilo ja see kõik on oma jälje jätnud selles mõttes, et mu rind on täiesti siuke, hästi õnnetus seisus ja siis ma otsustasin, et ma tahaks seda parandada. Käisin doktor Troosti juures konsultatsioonil, mis oli nagu hästi tore kogemus selles mõttes, et on siuke hästi professionaalne, et ma tean, paljudel naistel on nagu probleem sellega, kui meesarst on, et sa pead nagu endal riided seljast ära võtma või midagi. Hästi professionaalne, hästi meeldiv meesterahvas. Mõõtis kõik täpselt ära, küsis kaalu, küsis pikkust, ehk siis täpselt seda õiget implantaadi suurust, et see asi näeks nagu reaalne välja, et ta ei oleks kuidagi selline ülepaisutatud või siis ei jääks liiga väike samas, et kui on näiteks endal väga laiad õlad, ma kujutan ette, siis on väga väikest implantaati panna. Ja siis leidsimegi koos selle lahenduse, et siis mis mulle täpselt sobib, et see 325 suurusega Be-Light, et kõik meilid eel käis, kõik kirjavahetus, kas olete rahul, kas jäite rahule, kas see meeldis, kas too meeldis, et nüüd on järgmiseks see ja too samm, et kõik asi nagu sujub mega hästi, asjad on nagu lahti seletatud, et mul on nagu ülipositiivne kogemus nagu selle Health Clinicuga üldse, kuidagi hästi toimivalt tehtud see kuidagi kogu see süsteem, et sellest konsultatsioonist nagu kuni sinna opini, ma ei tea, ainult nagu kiidusõnad. Nii, nüüd on siis 6 aega operatsioonist möödas. Mäletan, et panime sulle Be-Light proteesid lihase alusi ja tõstsime areooli Benelli järgi. Operatsiooni järgselt kohe tundus, et kõik on väga hästi. Kuidas nüüd see aeg on möödunud ja kas on kõik hästi? See aeg on esiteks möödunud väga kiiresti. Enne oppi see aeg läks väga aeglaselt, see ootus, aga kõik on super hästi läinud tegelikult. Paranemine on hästi stabiilne, ootuspärane ja ma vist ei saakski rohkem rahul olla. Kõik on nagu tõsiselt hästi. Ma olen väga rahul selle otsusega. Esimesed emotsioonid, mis mul siis pärast seda oppi olid, mäletan, et ma ärkasin seal ärkamistoas üles ja siis ma kohe vaatasin sinna teki alla vaikselt, et tehtud. See tundus nii jumalik lihtsalt, et kuidagi ma olin lõpuks jõudnud sinna, nii et kuna ma olin telefonis endale selle äpi tõmmanud, et loeb päevi ja tunde selle hetkeni, kuni see operatsioon toimub, siis kuidagi see emotsioon, kui ma sinnani lõpuks jõudsin, see oli nii jumalik. Kuigi mul oli valus, siis need õed olid seal imearmsad, nad jooksid kohe süstallega minu juurde, et kohe teeme valuvaigist, et pole probleemi, et selle kõige eest hoolitseti, et see oli siuke ülevoolav õnn ja rõõm lihtsalt, mis mind kuidagi valdas sel hetkel. Et uni oli muidugi, aga see oli, ma isegi ei oska seda kirjeldada, see oli tõesti kuidagi, et ma olen nagu mingi eesmärgi saavutanud, see oli super lihtsalt. See oli hästi kummaline, et selline, selles mõttes küllaltki väike asi, et sa käid lihtsalt rinnaopil ära, selles mõttes ei ole nagu mingisugune marginaalne muutus su elus, on ju, see on kõigest üks nagu mingi keha osa, aga juba kui ma tulin opilt koju, siis ma tõmbasin kohe oma riidekapi lahti, et ma nüüd proovin kõik oma kleidid uuesti ära, mis ma ennem kogu aeg vaatasin, et ei istu nagu hästi, et midagi on puudu. Siis see enesekindlus, mis selle kõigega kaasneb, see on kuidagi selline plahvatuslik. Ma tunnen kogu aeg, et ma räägin kogu aeg nagu sõpradele ka, et me peame nüüd kuhugi välja minema, ma tahaks kuhugi teatrisse minna, ma tahaks ennast üles lüüa. Et see enesekindlus, mis juurde annab, siuke tunne on, et lükkaks nüüd rinnakummi ja kõnniks lihtsalt kõikide ees, et ma olen naine.